tere, täna ma jagan sinuga teemat eneseväärtus. Selle kohta on ka koolitus mul, mis on 4-kuuline. See hõlmab 4 väga tähtsat plokki: emotsioonid ja tunded, sisemine laps, suhted ja raha. Ja need on väga sellised põhiteemad, millega inimesed tihtipeale maadlevad, tulevad ka nõustamisele, teraapiasse ja mida me siis hakkame uurima. Ja mida rohkem ma ennast tunnen, mida rohkem sina ennast tunned, seda selgemaks saavad kõik see, kuidas toimib sinu süsteem, mis toimib sinu sees kõikide nende uskumuste, reaktsioonide, emotsioonide, reaktsioonimustrite, kõige sellega. Ja kui sa oled ennast piisavalt tunned, õpid ennast tundma ja saad juba aru, mis sinu sees tegelikult toimub, mismoodi sa reageerid, kuidas sa emotsioneerid mingites situatsioonides. Läbi selle saad sa rohkem kontakti endaga. Läbi selle on sul rohkem ühendus endaga. Läbi selle on sul joondumine iseendaga. Ja see on praeguse ajastu üks väga oluliseid asju, et ma joondun iseendaga. Ja aina vähem ja vähem tänu sellele hakkab see väline mind mõjutama. Ma vähem reageerin kõige sellele, mis seal väljas toimub, sest ma tean, mis on minu alusbaas, miks mu reaktsioonid on sellised, nagu nad on ja miks ma teatud olukordades käitun nii, nagu ma käitun. Nii et mida rohkem ma ennast õpin tundma, seda rohkem ma suudan ennast juhtida, seda rohkem ma usun iseendasse ja läbi selle tõuseb ka minu enda isiklik väärtus. Ma tean, mis on minu tugevused ja nõrkused ja kuidas ma mingites olukordades saan välja tulla. Nii et mina lihtsalt soovin sulle mõnusat teekonda, iseendaga rohkem kontakti, seda iseendaga joondumist, aina vähem ja vähem sellest välisest kõigest iseendasse. See väline on muidugi hea, sellepärast et see näitab ära teatud ajahetkedel, mis veel on vaja enda sees ära lahendada, millele ma väga tugevalt reageerin, mis päriselt närvi ajab seal väljaspool, millised inimesed mind käivitavad, millised inimeste tegevused, sõnad, laused, inimeste reaktsioonid mind käivitavad. Seda paremini ma saan uurida iseennast ja vaadata, mis on minu see juurpõhjus siin all, miks see mind paneb reageerima, käituma, emotsioneerima. Nii et head õppimist, head enda uurimist ja juhendust sinu endani.